tervitused Tartu Emajõe kaldalt, et on 25. aprill 2017. Varsti hakkavad puud tärkama, ilmataat hakkab rohkem sooja peale keerama ja siis eelmine aasta Tartu linnavalitsusega läks siis vaidluseks, et kas arboresti hoolduslõikus on siis tehtud niimoodi nagu pidi ja nüüd üks selleks vaidluse aluseks eellooks oli ka see, et Tartu linna siis nimetatud arborist Jüri Lokk tegi meile siis näidistöö, millega see siis soovituslik tulemus on saavutatud. Niimoodi ja siis selle kohta siis Ats sinna peale praegu ronib. Et seal on arboresti tehtud ja arboresti koostööpartnerite tehtud puud mõlemal pool, aga siis see, mis seal keskel on, kui Ats praegu ronib, on Tartu linna arboristi nõuandja ja õigesti tegija töö. Ja nüüd ma saatsin Atsi sinna üles, et selle tema tehtud töö tulemused fikseerida ja siis vaadata, et võib-olla neid pilte ja tõendusmaterjal läheb siis kohtus tarvis. Sellepärast, et sinna me nähtavasti oma siis karjääri jooksul esimest korda läheme. Ja kui me see kaotame, siis me oleme saanud nendele papritele, mis igati oma latvu väärivad, umbes 10 000 euro eest lisa või siis aastaks veel või siis ei tea kui kauaks ladvat kinkida saanud, et millest mul kahju pole. Money well spent, nagu öeldakse. Et muidu on nende puudele määratud diagnoos siis, et latvu tuleb vähendada kuivanud osa võrra 3–7 meetrit ja siis ametnikud on omavoliliselt võtnud õiguse siis vaidlema hakata selles osas, et nemad arvavad, et 3 meetrit igal pool oleks pidanud võtma. Aga paraku polnud sellest mitte mingit juttu. Ja teen väike videoblogi. Ats on seal